Augustikuu esimesel nädalavahetusel oli tehnikaspordi huviliste pilgud suunatud eelkõige autoralli maailmameistrivõistluste järjekordsele etapile Soomes Jyväskyläs, kus üle pika aja suutis esikoha heitlusesse lülituda Ott Tänak. Algselt pidi ka etapp toimuma tema kodusaarel, kuid siiski oli lihtsam seda korraldada Põltsamaa Kuningamäe kardirajal. Noored roolis Kupella Cup kolmandale etapile kogunenud meie tehnikaspordi tuleviku lootused olid pilkudega nii rajal kui nutiseadmetes, kus siis oodati värsket infot ralli viimase päeva kohta. Läks Otil hästi ja kõigil neil noortel, kes seda võistlust tulid sõitma. Nooremas vanuserühmas 8–12 eluaastat alustas päeva 23 poissi ja 8 tüdrukut. Meie võtame siin ette vanuserühmade 5 parimat sõitu. Rõõm oli tõdeda, et taas oli kaasa löömas uusi noori, kelledel soov tehnikaspordi algteadmisi ammutada. Kolmeste rajal käidud voorus sõidab oma parima tulemuse kolmandas voorus välja Susanna Keldo. Üks puder siiski rajal ja aeg 1:42.875. Pärast esimese vooru mõningat ebaõnnestumist suudab teises ja kolmandas voorus enam-vähem võrdse aja välja sõita Keiti Eerik. Puudeid tuli mõlemas ürituses ette, aeg oli ka parim kolmandas voorus 1:39.836. Pedestaali kolmandale kohale sõitis ennast sellel korral Maria Mäeots. Trahvisekundid tuli igast voorust, kuid ajaliselt oli parim teine üritus 01:38.309. Selgelt on sellel aastal teistest kiiremad olnud 2 tüdrukut, kes ka sellel korral esikoha nimel kemplesid. Elisabeth Tamme parim sõit tuleb kolmandast voorust, kuid ikkagi need trahvisekundid ehk siis rajapiirde puuted saavad saatuslikuks. Aeg 01:31.465 on lagi ja seda 5 trahvisekundiga. Oleks seda olnud, oleks ta selles olukorras suutnud edestada võitjat Mirtel Sikku, kes ka trahvidega hakkama ei saa, kuid kolmanda vooru aeg on nii hea kui 01:27.207 ja sellel hooajal juba 3. etapi võit. No Mirtel, tänane päev sinu jaoks, et kas tuli nagu mängeldes või ikkagi tuleb kogu aeg vaadata ja valvel olla, et need altpoolt tulevad rünnakud sinu positsiooni ei ohustaks? Ma arvan, et alati võib olema valmis. Täna oli küll niuke, tegelikult oli väga tasavägine, sest et kogu aeg ajad tegelikult olid nagu päris samad. Jah. No sa oled väga palju erinevaid distsipliine nüüd ikkagi kaasa teinud, et mis asi sulle kõige rohkem meeldib? Ma ei teagi, mitmeid erineval alal sa oled sellel suvel siin erinevates kohtades võistelnud. Tegelikult ma nii palju ei ole võistelnud. Ma olen siis selles sarjas ja siis käisin ka nüüd oma elu esimesel kiirendusel. No kuidas see oli? Mul läks esimese korra kohta päris hästi, aga see tegelikult aitab nagu siin kaasa näiteks käiguvahetus kiiremini ja kõik selline asi. Kuna täna oli üpris nagu kiire rada, siis oli sellest natuke kasu. Et meeldib sulle igal juhul siin selles sarjas kaasa teha? Jaa. Peale 3 sõidetud etappi on jooksev tabel 5 parem osas selline. Juhib täiseduga Mirtel Sikk, kellel koos 60 punkti, talle järgneb Elisabeth Tamm 51, siis edasi Maria Mäeots 41 punktiga, 4. on Keiti Eerik, kes kaotab vaid 1 punktiga ja 5. 37 punktiga Karolin Nagel. Nooremate poiste sõidupäeva oli aga esiviisiku koha pealt täis põnevaid arenguid ja lõplik paremus pandi paika alles viimase vooruga. Viimaseks vooruks suudab ennast korralikult kokku võtta Tanel Meier, kes teeb kolmandal üritusel puhta ja kiire sõiduajaga 01:10.296. Kõik 3 vooru läbib aga puhtalt Kennet Kambla, kuid siiski kiirust jääb veel väheseks. Parim aeg sünnib tal teises voorus ja oli siis 01:10.296. Sellel etapil sõidab ennast tabeli teisest poolest pedestaalile Kaspar Pikkpõld, kes kolmanda ürituse läbi puhtalt ja sellise ajaga nagu 01:09.328. Eelmistel sõitudel said talle just saatuslikuks ajapuuted. Kuna viimasele vooruni juhib päeva Robin Roose, kes ka suudab kõik voorud puhtalt läbida. Parimaks jääb talle kolmanda vooru tulemus 01:07 täpselt, kuid üks poiss on siiski kiireim. Martin Meindorf suudab ennast taas kolmandaks ürituseks nii kokku võtta, et teeb kolmandas voorus sellise aja nagu 01:04.695 ja võtab samuti kolmanda etapi võidu järjest. Kuidas ta seda teeb, ega ta ise ka päris täpselt ei tea. No Marta, kus sina selle jõu võtad ja selle kindluse võtad, et ikkagi kõik asjad otsustaval hetkel enda kasuks pöörata? Ilusasti sõita ja puhtalt. Miks te teises voorudes nii väga hästi siis välja tule näiteks teises voorus? Keeran liiga kiiresti peale näiteks torvikule. No aga sa ju tead suurepäraselt, kuidas tuleb sõita, aga ikka juhtuvad sellised apsakad. Yeah. No kus see kiirus ikka selline väga hämmastav kiirus viimaseks otsustavaks hetkeks välja võeti? Rahulikumalt sõitsin kui teised voorud.
no sa oled üldse ju rahulik poiss, kuidas sa lähed närvi käike natukene selle autos siis või? Ei. Peale 3 sõidetud etappi on tema ka liider, punkte kokku 60. Edasi tuleb Robin Roose 51 ja Ron Gregor Kadak 39 punktiga. 4. on Kenneth Kamla, punkte 35 ja 5. Lukas Laul 33 punktiga. Vanemas vanuserühmas 13–15 eluaastat oli küll osalejaid vähem, aga eriti noormeeste sõidus oli intriigi küllaga. Tüdrukuid oli sellel korral rajal vaid 3, kuid ka siin oli erinevaid arenguid. Esimeses voorus välja sõidetud aeg 01.24,719 koos 10 trahvisekundiga annab 3. koha Annabel Taabrile. Teise koha saab lõpuks Katleen Kaasan, kes küll algselt figureeris võitjana ajaga 01.15, kuid ta ise tunnistas raja valesti läbimist ja selle eest saadud 5 trahvisekundit sellisele kohale ta ka viisidki. Igati aus tegevus, mida ka kohtunikud ei märganud. Seekordse etapi aga võidab Grete Miia koha, tema parim tulemus tuleb teisest voorust ajaga 01.17,711, kuhu lisandus ka 5 trahvisekundit. Peale 3 etappi on paremustabel selline. Juhib nüüd Katleen Kaasan 49 punktiga, siis tuleb Annabel Taaber 47, 3. on Grete Miia koha 46 punktiga, 40 punkti on koos selle etapi vahele jätnud Marta-Liisa Meindorfil ja 24 punkti Lisette Luuril. Vanemate poiste hulgas aga käis esikoha nimel väga tihe rebimine, kus lõplik paremus pandi paika viimase vooru viimaste sõitudega. Päeva 5. tulemus aga sõidetakse välja lausa esimeses voorus ja sellega saab hakkama Kaspar Kaasik. Puhas sõit temalt ja aeg siis 01.09,918. 3. vooru puhas esitus ja korralik aeg 01.05,840 annab 4. tulemuse Indrek Siemensonile. Ka tema tõuseb esiviisikusse suhteliselt tabeli keskosast. Kokku oli stardis 14 noormest. 3. oli seekord etapil esimese ja teise vooru järel juhtinud Kaur Aron Alaväli. Parimaks jäi tal teise vooru sõit 01.04,981. 2 poissi olid aga ikka kiiremad. 3. voorus teeb Marte Nõunamaa väga raju etteaste ja puhta sõiduga aja 01.04,340. Ja tundub, et sellest piisab. Nii ka ei arva Larsen Lubi, kes on juba läbinud 2 vooru puhtalt, kuid mitte kiirelt. 3. voorus saab ta taas puhtalt hakkama ja seda sellise ajaga nagu 01.04,279. Seega võit tuli vaid 62 000 sekundiga. Vanemate poiste arvestuses on aga tänu erinevatele võitjatele etappidel seis päris põnev. Juhib hetkel Marte Nõunamaa, punkte kokku 54, teine on 50 punktiga Kaur Aron Alaväli, edasi tubli tõusu tabelis teinud Larsen Lubi, punkte 46, 4. 41 punktiga Kaspar Kaasik ja 5. Indrek Siimenson 38 punktiga. Järgmine etapp toimub 4. septembril ja praeguste plaanide kohaselt taas Põltsamaa Kuningamäe kardirajal. Kindlasti hoidke ennast Noored roolis Kupella Cup tegemistega kursis sotsiaalmeedia vahendusel, sealt leiate kõige kiiremat informatsiooni.